ning selle jooksu ainus favoriit Õilme Võro. Siin ei tohiks keegi teine talle liigi lähedalegi pääseda. Võro siis jooksnud tänavusel hooajal uueks isiklikuks rekordiks 11.87. Rakveres juulikuu alguses selline tulemus sündis. Ja kuivõrd nüüd Xenia Balta on ennast 100 meetri jooksust kahjuks maha võtnud, siis Maarja Kalev ja Õilme Võro ilmselt need kaks naist, kes siin täna õhtul finaalis esikoha saatuse välja mängivad. Õilme Võro siis numbri all 9 siin keskel tulemas arvatult liidrina Marje Nurk tema kõrval ja päris hästi. Marje Nurk kas isegi võitleb siin esikoha eest, päris mitte. Õilme Võro võidab selle jooksu. Esialgne võiduaeg 11.86. Ja korralik aeg, jooksu esimene pool Õilmel selline nagu väga jõuline ja lõpuosa isegi läks natukene kinni, aga küllap see võis olla niimoodi, et selline järsk kehaasendi muutus ka võib-olla jättis oma jälje ja on näha, kuidas lõpuosas Õilme veidike kangestub, aga küllap see tema jaoks lahti jooks on ja finaalis hoopis teise hooja ja teise keskendumisega tuleb siia. Ja ootame nüüd huviga, kas juba eeljooksus jooksebki Õilme Võro välja uue isikliku rekordi. 11.87 siis varasemalt see lipp. 1,2 meetrit sekundis on taga tuul selles jooksus ja aeg 11.85, nii et Õilme Võro parandab 2 sajandikuga sellist tippmarki. Jah, ei ole midagi öelda, et selline kontrollitud jooks ja nii-öelda lahti jooks, nagu mulle meeldib öelda, et väga suur huviga ootame finaali, et kuhu see rekord täna siis liibub. Liine Marje Nurk ja ootame veel järgmisi aegu. Siin nad tulevad 11.91, nii et Marje Nurk esimest korda elus alistab 100 meetri jooksus 12 sekundi piiri, parandab senist tippmarki 17 sajandikuga. Pärl Eelmaa jooksu kolmas aeg 12.60 ja tema oleb nüüd ootama neid järgmiseid jookse ja vaatama, kas sellest ajast piisab, et õhtusesse finaali pääseda või mitte. 100 meetri seitse ja selgelt sportlane on saavutanud täiesti uue taseme. Maikelt on nii palju alasid siin 2 päeva jooksul, et ei tule kohe kõik meeldegi. 5 ala siis Maikelt on kaua võetud. Aga meie ees juba tänane siis sprindifinaal naiste 100 meetrit ja stardis 7 naist. Kristi Pappel, Liina Valk, Marje Nurk, Õilme Võro, Maarja Kalev, Janeli Toomel ja Anette Siman. Xenia Balta paraku võttis ennast vahetult enne eeljooksu võistlust maha ja paistab siis nii, et Londoni MM ongi see ainus võistlus, kus ta sel hooajal väljas starti tuleb. Loodetavasti selleks ajaks on põlv korras, kuigi see suugi väga kindel ei ole. Aga siin siis 100 meetrit, kes on kiirem naine aastal 2017 Eestis Marje Nurk, Õilme Võro ja Maarja Kalev siis 3 keskmist 100. Selle kuldmedali saatuse selgitavad. Maarja Kalev tuleb ilmselt siit üle esimesena tuleb. Õilme Võro võtab hõbeda ja Marje Nurk pronksi. Nii et ütleme, see eeljooks selles suhtes ei petnud ootusi, et Maarja Kalev oli kõige paremas oos. Jah, selline väga võrdne jooks algusest lõpuni ja tegelikult ütleks, et see Õilme finišeerimine ei olnud kõige parem, et läks natukene tuuleveskiks ära, et sealt võib-olla sajandiku võrra oleks võinud võita, kui oleks lihtsalt nagu sukeldunud või õlad ette lükanud. Et sageli sportlased kipuvad finišeerima rinde ees, lükkama rinna ette, aga siis läheb kangeks. Et on näha siin, kuidas tegelikult Õilme on tulemas, aga... Ja meie teeme juba vahepeal intervjuus. Liina Tšernov, sinu tänase päeva saldo, kui ma nüüd ei eksi, on kuldmedal, pronksmedal, Eesti meistrivõistluste rekord, isiklik rekord.
ka naiste 100 meetri jooksu lõpptulemused. Maarja Kalev, Eesti meister 11.80, Õilme Võro teine 11.81 jookseb välja siis uue isikliku rekordi ja kolmas Marje Nurk 11.90, nii et tubli tulemuse tegi kogu esikolmik.